Pühapäeva õhtupoolik Tartu politseimaja juures oli ärev. Maja oli ümber piiratud aedadega. Riia maantee oli politseimaja juures suletud. Ringi liikusid luurajad. Paukusid mitmesugused granaadid. Toimusid lahingud. Sõidukite kontrollimised ja läbiotsimised. Just nii harjutas politsei koostöös Kaitseliiduga Tartu politseimaja kaitsmist. Me etendasime olukorda, kus riigis on välja kuulutatud erakorraline seisukord ja kõrgem kaitsevalmidus. Vastase erinevad formatsioonid on ka meie tagalas tegutsemas ja stsenaarium nägi ette, kus politseil enda ressurss on piiratud ja kaasati maakaitseüksused selleks, et toetada prefektuuri jätkusuutlikkust nii oma põhiülesannete täitmisel kui ka võimalikku ümberpaiknemist. Olukord oli põnev, just kui mõnes action-filmis. Inimesi täis sõiduk lähenes politseimajale ja see peatati. Sõiduk otsiti läbi ja samal ajal toimus droonirünnak ning toimus lahing kõrval olevas pargis. Tartu politseimaja ümber oli loodud päris suur perimeeter ja see ala oli võetud kaitseliitlaste kontrolli alla. Kes siit mööda sõitis ja vaatas nii palju kui näha oli, siis kaitseliitlased täisvarustuses loomulikult kontrollisid kõiki autosid ja isikuid, kes püüdsid politseimaja lähedusse tulla, kontrollisid neid ja nende eesmärk oli välja selgitada siis niinimetatud pahalased, kes ühel või teisel viisil võiks politseimaja rünnata. Kogu selle õppuse käigus ühest küljest mängiti läbi ka reaalselt siis sellised niinimetatud diversiooniaktid. Ühte teistpidi ka meile väga huvitav õppus ja just saada aru sellest, et kas läbi õppuse siis politseimaja on turvaline ja kas siin on siis erinevas kriisiolukorras võimalik ka turvaliselt toimetada politseinikel sees. Politseimaja kaitsmine oli osa suurõppusest Kevadtorm. Lõuna maakaitseringkonna pealik kolonel Raul Kütt sõnas, et Lõuna-Eestis tasub neil päevil olla tähelepanelik, sest tavapärasest rohkem on siinkandis praegu sõjatehnikat. Kevadtorm on juba oma täistuurid peale saanud, et Lõuna-Eestis on kogunenud circa 14 000 Eesti kaitseväe, maakaitseväe, liitlasüksuste võitlejad ja harjutatakse meie esmaste sõjaüksuste ülesandeid konventsionaalse vastase tõrjumisel. Tavapärasest on kindlasti palju rohkem näha lahingutehnikat liikumas, aga kuna me kasutame ka väga palju tsiviiltransporti maakaitseüksuste transportimiseks, siis ka tsiviilmasinaid, milles sõidavad kaitseväe vormis võitlejad. Et lisaks sellele on näha ka õhus droone meie üksuste tegevusalade kohal ja kui te kõike seda näete, siis jääge rahulikuks. Kui teile antakse ka mingisuguseid vastavaid juhiseid ja käitumisjuhiseid, siis palun järgige neid. Siin olid hindajad, siin olid instruktorid, kelle valvsa pilgu all see kõik toimus, et tegid nad siis palju märkmeid ja hakatakse nüüd seda kõike siis analüüsima. Ja kindlasti tagasiside ka kõikidelt mängijatelt, reaalselt õppusest osavõtjatelt, et see on kõige parem tunnetus, et kuidas meil läks ja mida me vajame kindlasti nagu järgi aitamise vaates. Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juhi Rain Vosmani sõnul tagavad sellised õppused, et Eesti riik on turvaline ja oleme kaitstud. Eesti riik on kindlasti turvaline, Eesti riigikaitsjad teevad väga hästi oma tööd ja mul on uhke olla Eesti riigi kodanik. Ma loodan, et me ei pea kunagi väga keerulises kriisisituatsioonis olema ja seepärast igasugune harjutus valmisoleks kriisideks teeb meidki tugevaks ja efektiivseks.